Tere, head sõbrad, käes on neljapäev ja see on oluline päev sellepärast, et loetud tundide pärast algab Linnateatri uus teatrihooaeg omaenda ruumides. Sisuliselt on teater valmis, näitlejad on valmis lavale minema ja viimasel hetkel avastas üks inimene seal teatris. Panso kuju on ikka veel salmes, olgugi, et kogu teater on kolinud juba Linnateatri värsketesse, ilusatesse, sillerdavatesse marmorruumidesse. Ja meie oleme tulnud nüüd seda jama siin päästma, eks ole? Mitte lihtsalt päästma, vaid tegelikult seda Panso kuju siis viima Linnateatri uutesse ruumidesse. Me ei tee seda loomulikult ainult ise, sellepärast et Panso kuju on suur, meil ei ole piisavalt jõudu. Aga õnneks on Linnateater ise omalt poolt saatnud meile transamehed ka appi. Kui palju te üldse olete nagu mööblit oma uude majja viinud? Meil oli isegi enne näitlejakarjääri hakkamist oligi plaan tegelikult kolimisfirma asutada ilma naljata. Ja, ilma naljata. Midagi sellest viimisest toomises on väga, see on meditatiivne tegevus. Tõsi, jah? Nüüd ma saan aru küll, et see on selline kujundlikult nagu Panso siis püst. Tegelikult Panso püst on sealne. Nüüd ma tunnen ära küll. See on ju jaburalt suur ju. Mina mõtlen seda, et äkki kolite tagasi. Kas on mõtet seda maksata? See püst kaalub ei rohkem ega vähem kui 250 kilo. Siis pole ju kõige hullem. Eelkõige ongi see, et oluline, et ta jääks meil terveks, et ta saaks sinna vanasse kohta tagasi. Mässikist ära sisse. Ei ta ainult toidukile, jah? Esialgu proovime sellega, vaatame, mis edasi juhtub. No see tundub hästi ebaeetiline, mis ma praegu teen. Tähtis on see, et lõpptulemus oleks ilus, puhas ja terve. Ma olen täitsa nõus. Igapäevaselt seal tööl käies on küll, me näitajatena ikkagi igapäevaselt kõnnivad sellest mööda, nii et Panso on meil mõtetes, aga ka silmis. No praegu nagu otseselt nagu silmis enam ei ole. Mina näiteks enam Pansot ei näe. Kas meile me teeme vahepeal äkki võiks kohvi kolla? Me tuleme kohe tagasi. Natuke siis veel. Jah. Ootame. Ma ei olegi niimoodi siin kultuurikeskuses varem käinud. Ahaa. Noh, kus te nüüd olite siis, sõbrakesed? Et kus sa need torud said ja mis sa nüüd teinud oled? Ma lihtsalt vaatasin, siin kõrval oli mingid need jupid. Ma proovisin ikkagi mingi konstruktsioonidele kohe ümber mõelda. Ma panin köie, ma siit peaks niimoodi tõstma siis. Ei ära võta niimoodi. Tekiga oli parem või? No tekiga, jah. Ei, no selles mõttes nagu vanasti kanti ikkagi tähtsaid tegelasi õlgadel. Testime korra seda ka, et kas siin saab keerelda. Nii. Sest niimoodi ta hakkabki seal ju uuesti See on nagu pidev. Siia tuleb valgused juurde ja... Strobo. Me tõstame selle ilusti ära. Täitsa okei. Kuidagi on selline tunne ka, et tahaks vaadamalt küsida, kas kõik on okei sul ka. See raskus kuidagi on kellegi teise õla peal. Mul on ka selline tunne, et raskus on. Ei ole nagu 200. See ei ole 250 kilo, meil on tünga tehtud ikkagi, jah. Kuule, see on ju väga hellalt pandud. Konstruktsioon näeb hirmsam välja, kui see teeb ise. No nii, minek. No see on küll üks lõbus tegemas, jah. Siit siis laiale välja niimoodi. Läbi linna. Üle munakivide läbi vana linna. Siit laseme nagu vaba auga või? Mina tunnen ikka, et mind on petetud. Tegelikult 250 kilo kõlabki rohkem, kui ta on. Paneme siia keskele ja lihtsalt lahkume või on ta vaja siia kinnitada ikka kuidagi? Ma arvan, me läheme uuele kohvile ja sina Robi mõtled selle ka nüüd välja veel. Tulge 5 meetri pärast tagasi, ma lahendan ära. See oli väga hea, et see siia ei, sest see oli selgelt 3 mehe töö. Oli, jah? Nagu sa panid jälle ümber kaela nagu selle rihma. No siin ei ole ju mujale panna. Ma muidu kasutasin kõik mõlemad rihmad ära, ma ei ole kindel, kas me seda kuidagi... Tead, aga nüüd on see asi, et kuna seal ettepoole mahub ainult 2, mina juhin on ju, Märt istub kõrval, et seal nagu 2 kohta jälle, et ma arvan, teate mõlemad siia. Ei valvata, hoiate kinni ja mis siin teha on vajas. Oota, see ennem. Keegi ei taha su nägu näha, vabandust, aga... Nii. Nii. Kuule, aga... Okei siis. Jumala mugav sõit oli. Oleme kohal või? Jaa, vabandan lihtsalt seal, kuidas see munakivi idee tundus? Ebamugav. Ebamugav oli. Ma unustasin sellele alusele stopperid peale panna. Sa sõitsid siin niimoodi edasi-tagasi, jah? No ja ongi lõpumeetrid. Kas te tahate midagi laulda ka? Et meil on nii ilusad lauluhääled, et ma ei raiskaks seda praegu. Hoiame ikka sirgelt poisid. Aga nüüd võiks lasta isegi siia käe kõrgusele. Siin on vähe peenemad poisid. Meie vist nii. Tule. Ilusti sirgelt, ettevaatlikult nii. Arvestage, et see jääb siia nüüd järgmiseks ju 100 aastaks. Märt, natuke sinu otsa siia poole. Nii pidi. Minul on esimene küsimus, et kes see nii õudselt ära pakkis? Robert Rool.
Igaüks võiks oma liistude juurde jääda. No ta seda tegigi. Mul ei jäetud võimalust, mulle anti toidukilet. Teadagi, ma mõtlengi, et kuna Robbie pakkis selle kokku, siis sina tead, kuidas see ka lahti käib. Me teeme jällegi ühed kohvid ja sina siis nii kaua haruta. See on hea mõte. See üldse ei üllata meid kuidagi. On kuskil siin lähedal. Lämme. No me võtame siis. Alusta suust. Nii, aga samal ajal, kui kõik kohvi naudivad, Priit, sina pead minema proovi. Mina pean minema hästi, Panso ei andestaks muidu. Siis mitte keegi ei andestaks. Kas tahate saata mind? Ma tahaks küll, aga ongi nüüd sinu ruum on seal siis. Ei. Jaa, mina pean minema taevasaali. Ma ei tea, kas see trepikäik on siin tuttav, siit vanasti see käi publik. Nüüd ta on meil rohkem läinud selliseks, ütleme, siseinimesed saavad seda kasutada. Okei, aga mis hetkel sina said siis tagasi majja? No meie oleme siin nüüd juba siis olnud proovi teinud kõvasti augusti keskpaigast alates. Ja mis on võib-olla kõige suurem selline toredam uuendus, mis sa välja tooksid või? No kõik on uus. Siin on vana osa ka, jah, aga see vana osa nüüd on ka natuke uus, et siin on nüüd selline, maja on nii uus, et ma isegi ei tea, kus lülitid on. See on arusaadav. Et ma lähen siia pimedusse. Ma võin sul telefoniga lasta valgu. Näe, see läheb ise põlema. Jah, see on nüüd nii-öelda kasutada siis ainult lavatagustel jõudel. Siit pääseb lavale. Taevalavale. See on nagu see kunagine MTV sari Welcome to my crib. Aga ongi nii, mis siin toimub? Rekvisiidid, jah? Eesti keeles rekvisiid. Arusaadav, et keegi valesti aru ei saaks. Ja siit juba sisened maagilisse lavaruumi. Kuule, aga see on küll uus põrand. See on selle konkreetse lavastuse põrand. See on tehtud selle jaoks. Sest me oleme kuskil korteris. Me oleme korteris, jah. Akustika muutus, kõik muutus. Siin saaks õhtusaadet teha. Siin saaks õhtusaadet teha? On ju. Selle lavastuse pealkiri on Karussell. Siin mängivad 4 näitlejat. Mina, siis minu abikaasa, siis Alo Kõrve ja siis Sandra Uusberg. Siin me siis taidleme ja vaidleme ja see on siis ka üks avalavastus. Kas see on kuidagi ainult selle lavastusega seotud, et niimoodi kahel pool? Jaa, selles mõttes jah, et see saal on siin kogu aeg üsna selline on, nagu ta ka praegu on. Eks ta siin sai Tehnopargi mõttes uuendust ja kõike seda. Laias laastus ta toimib nii-öelda black box stiilis, et siin tegelikult siis olenevalt lavastusest saab nagu ümber tõsta, et kuidas pidi see mängimine on, et kus pool istub publik. Aga siin lava taga siit näeb siis näitleja, mis hetkel ta peab lavale minema. Siin saab siis natuke istuda, ette valmistada ennast, lavapartneritega vaidlema minna. Kunstilistel teemadel. No ikka, kunstiline vaidlus käib kogu aeg. Näiteks, et miks ikkagi midagi millegi pärast tehakse, kõik see tuleb läbi vaielda. Ja kui tekib isu hingata värsket õhku. Läbi sellise kongi ukse? Jaa, tegelikult seda tarvitatakse, ütleme ka lavatehnilistel eesmärkidel rohkem. Aga vaata, kui viskab villand kõigest, tuled korraks siia, tõmbad sõõmukese värsket õhku ja see tähendabki seda, et sa oled enamus aja siin, jah? Mina olen enamus aega siin. Aga kui sa küsisid selle kõige suurema muudatuse kohta, siis eks ole, siin võib-olla ei peagi rohkem seletama. See ilmselt ongi see kõige suurem muudatus. Siin vanasti oli siis, eks ole, lavaauk ja nüüd see kõige uuem osa ongi nendel nii-öelda miinuskorrustel. Ja mis seal sees täpsemalt toimub, siis seda peabki ise vaatama tulema. Nii, aga kas me jätame sinu nüüd siia puhkama? Sest olgem ausad, sa oled meiega päris kaua koos olnud ja mul on selline tunne, et sa vajad natuke värsket õhku. Ma vajan, jah. Ma pean mõned sissetõmbed tegema, et minna siis proovi. Kurgulauluga märatan ennast üles. Tere, Jüri. Tore näha. Jaa, kuule, kõike toredalt. Mis teed siin? Mis sa teed? Päris aus olla, siis ma otsin väljapääsu. Ma saan aru, et ma olen jõudnud praegu teisele korrusele tagasi, sest siin on kirjas, et teine korrus. Käisin just 4. korrusel. Nüüd on küsimus, kus kohas on see Panso ruum ja maja skeem kahjuks väga palju praegu ei avalda. Nii, no vot, härra Panso, aitäh, vabandust, aga nagu ise ütlesite, siis valmisolek on kõik. Minu valmisolek oli praegu selline, tundub, et ilusti kohal. Aga fakt on see, et 250 kilo see mees praegu ei kaalunud. Sul oli Voldemariga väike hetk. Mul oli väike hetk ja ma tundsin kuidagi, et ma ikkagi tegin talle liiga. Mul on isegi selline tunne, et Voldemari nägu on natukene rõõmsamaks läinud. Tal on hea meel kodus tagasi. Ma usun küll, kellel ei oleks. Ma saan aru, et Voldemari püsti ümber tuleb veel väga palju toredat. Jaa, Voldemaril on kindlasti hea meel kodus olla, sest sellest ruumist sai Linnateatri eelkäija noorsooteater tegelikult alguse. Aga see, mis te täna tegite, on nüüd esimene osa sellest, et siia ruumi, mida vanasti tunti Panso saalina, nüüd nimetame seda Panso toaks, et siia ruumi siis Panso sünnipäeva paiku, mis on 30. novembril, avab Linnateater Panso toa, kus me püüame näidata Pansot eelkõige tema inimlikust küljest. Kõik teatriinimesed teavad tema väljaütlemisi, tsitaate, lavastusi, aga oleme otsinud läbi
kogu Eestis oleva arhiivi nii audio kui video osas, korjanud välja erinevaid lõike, kus ta siis räägib oma mälestusi või reisimuljeid, neid on siis võimalik siin vaadata-kuulata. Lisaks tuleb sinna, kus praegu see klaver on, tuleb Panso isa orel, mille oleme lasknud ära restaureerida, mille pärijad lahkelt teatrile annetasid. Sinna seina teie selja taga tuleb suur fotosein, kus on fotod Pansost, mis ei ole teatrist, mis on jälle Pansost, kus ta on mingis teises situatsioonis, kes ei ole proovisaalis või kes ei ole laval, mis on minu arust just tähtis, et see inimlik pool. Ja siia on plaanis tema enda siis töötoa väikene reinkarnatsioon või selline makett, koht, kus saad vaadata Panso isiklikke albumeid, mis on nüüd digiteeritud. Siin täna tehti sellest transpordis ka pilti. Ärme seda pilti pane, kuidas meie seda transportisime. Et lihtsalt, et jäägu meile see ikkagi helge hetk, et salmest me sülest tõime ära ja... Nõus, võib-olla 7-80 aasta pärast tulevad uued, kes ütlevad, et tahavad teistmoodi teha ja siis Robert kindlasti, ma arvan, otsitakse ka see pilt üles ja pannakse, kuidas seda transporti. Hoiame seda kile igaks üks alles. Nii, aga nüüd ongi niimoodi, et meie aeg vist siin, ma vaatan praegu Märdile otsa, hakkab läbi saama. Et hakkame siis minema, et selles mõttes meil on... Sellest uksest saate välja. Siit saate välja. Aha, see on väik päris... Sina võid sinna minna välja. Lõpuks jõuab Raekoja platsi. Siit, kuskilt nagu... Raekoja platsis saate mõlemad. Okei, igal juhul Märt, aitäh sulle ja aitäh Hillar sulle ka ja Voldemarile ka kõik head. Kõik head. Ma panen ise ukse kinni. Raekoja plats.